täna Sky Meediasse, küsime professionaalidelt, mis on kaubamärk, mis on bränd. Kaubamärgiga on tegelikult see, et brändi ja kaubamärgi erinevus on tegelikult seesama, et ühega sa lood väärtusi ja tekitad mingisugusegi arusaamise, mis asi see bränd on või mis asi see kaubamärk endast nagu kujutab, mis temaga kaasas käib. Et Sky Meedias on neid kaubamärke tegelikult päris mitmeid ja see kaubamärk laias laastus tähendab, et igal raadiojaamal on mingisugune logo või mingisugune graafiline asi, mis ütleb siis midagi. On see mingisugune loom, nagu Sky Plus on siin uuendanud alles hiljuti enda logo. Kas see on kaubamärk või bränd? Tegelikult on niimoodi, et Sky Plus nimi kui selline on bränd ja nüüd see sama visuaalne pool, mis sinna juurde käib, on siis tegelikult see kaubamärk. Aga bränd kui selline on kogu see raadiojaama nimi, need väärtused, mille järgi seda raadiot tehakse, millist muusikat mängitakse, milliseid mänge selles jaamas tehakse või milline see jaam tegelikult nagu väljaspool on. Ehk siis kaubamärk ja bränd on põhimõtteliselt üks ja sama? Ma ei ütleks, see kaubamärk on sellest osa sellest brändist, sest kui sul võib ainult see kaubamärk olla, meil on nagu see üks pisike jaam on Energy ja selle Energyga on küll niimoodi, et see kaubamärk on nagu registreeritud, aga ütleme niimoodi, et temal nagu seda brändi väljundit, jah, tal on mingisugused väärtused selle kaubamärgi juurde nagu mõeldud, aga päriselt me seda brändi nii suureks nagu ei teegi, sellepärast, et see nii-öelda väike jaam, ta on lokaalne, seal on mingi miljon põhjust, aga lihtsalt ta ikkagi, ta ei ole nagu mingisugune suur bränd, et võib-olla mujal maailmas Energy on hoopis teistsuguse kaaluga, seal on see bränd hästi oluline, meil on lihtsalt kaubamärk, mis kuulub nii-öelda meie raadiogruppi. Et igal juhul me ütleks, et bränd on nagu see suurem tervikpilt ja kaubamärk on siis see visuaalne logokene, millel on mingisugused nüansid juures.